külaskäik podcasti toob teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe. Taas kõigile rallisõpradele. Argentiina rallil on ära sõidetud laupäevane päev ja mis asi siis õige sõna on? Mõistagi, jah. Oleme natukene sellises tusases meeleolus, sellepärast et Ott Tänak tänasel eelviimasel katsel siis oli sunnitud mootoririkke või ütleme tehniliste probleemide tõttu katkestama. Karl Kruda pettumus on kahtlemata suur. Tervitused ka minu poolt mõistagi. Pettumus on ilmselgelt väga suur. Kurb ongi see, et kui tehnika alt peab, et oleks, et selliseid asju ei peaks nagu üle elama, siis oleks palju lihtsam seda asja ja seda sporti teha, aga mingid asjad tulevad vahepeal ette lihtsalt see, et me ei saa neid kontrollida mitte kuidagi ja täna oli jälle see päev, kus siis autogeneraator, mis siis laadis akut, et mis nii-öelda hoiab töös mootorid, lõpetas töötamise, siis Ott pidi kahjuks ise kurvi seisma jääma ja selle päeva katkestama ja me kõik oleme kurvad tegelikult sellel asjal, et Otil oli ju suurepärane hoog täna. Jah, et päeva esimene pool Tänakul ju tõesti suurepärane, tõmbas selle vahe, mis Thierry Neuvilliga oli sisuliselt pooleks nende hommikuste katsetega ja oli siis suhteliselt lootusrikas ka pärastlõunaste katsete eel, aga siis tuli üks probleem teise otsa. Nüüd on ka välja tulnud või saab avaldada ka selle siis, et Ott Tänakul seal pärastlõunasel esimesel katsel oli väike probleem siis nende klappidega, mis mootorid selle vee eest kaitsevad. Jah, kui Argentiina on kuulus oma veetakistuste kohta, siis autodele pannakse siis klapid peale, millega sa saad kinni tõmmata õhu pealevoolu ja siis tegelikult ka ta nii-öelda summutab ära ja katkestab ventilaatorite töö, et need ei tõmbaks liiga palju vett nagu mootoriruumi sisse ja ma saan aru, et nendega oli siis täna mingi probleem, et need klapid ei taas avanenud piisavalt kiiresti ja see siis häiris natukene mootori tööd. Jah, mitte isegi just piisavalt kiiresti, vaid ma saan aru, et nad ei avanenud piisavalt palju või et jäid nagu kuidagi poolikuks, et see mootoril ei olnud lihtsalt seda 100% jõudu taga, aga sellest tuli 7-sekundiline kaotus kohe seal igast kommentaariumitest Twitteris, isegi seal ülekandes läks ka kohe suur selline diskussioon lahti, et huvitav, mis nüüd Tänakul siis juhtus, et ega ta ometi rehv ei läinud seal säästma, aga tõesti oli siis väike tehniline mure ja järgmisel katsel juba siis aku probleem tuli, kas Tänak nüüd peab jällegi kurjalt Toyota bosside ukse taha minema jalaga seal mingisuguse ukse lahti lööma ja käratama, et mehed, mis te teete, et miks mul niimoodi juhtub alati? Maailm nüüd nii ilus ka ei ole, et sa võid iga ukse jalaga pauguga lahti lüüa, et vahepeal tuleb lihtsalt momente ette, kus sul ei olegi midagi selle jaoks tegelikult teha ja Oti suhtes siis tegelikult generaatori probleemid on tegelikult nagu nii kurb, kui seda öelda ei ole, siis see on üks kõige tavalisemaid probleeme. Seda juhtub autol, mis on välja arendatud aastat toiminud, siis lihtsalt mingi hetke pealt generaator lakkab töötamast, generaatori rihm jookseb pealt maha või nendega seonduvalt mingi kuullaager. Minul oli siis selline küsimus, et generaatori rulliku poldile unustati panna vahele Loctite'i, et polt kadus ära, rullik kadus ära, siis kadus rihm koos siis kadus veel rihm ära, et mul ei olnud isegi millegiga seda asendada, et mis täna Otil lõpuks seal lõhtus, me hetkel ei tea, sest tegelikult Argentiina oli ka nii kõrge, et see levi küsimus oli seal päris pikalt probleem, et me kõik olime ju suhteliselt mõnda aega infosulus, et me tegelikult ei saanudki teada, mis see lõplik mure nagu oli. Just, et Toyota meeskond ka ju oli tegelikult infosulus, et Jaan Martinson, kes meil kohapeal oli, rääkis ka, et Toyota ütleb, et me ka ei tea, mis juhtus, et me lihtsalt saatsime mingisuguse auto või veoki või midagi saadeti sinna Tänakule igatahes järgi, et mehed ja auto sealt ära tuua, aga tõesti ei telefoni, ei raadio teel neid kätte ei saadud, et selles suhtes suhteliselt selline omapärane olukord see oli, et nii nii-öelda jutumärkides õigesse kohta otsustas see auto siis ära surra, aga mis teha, homme tuleb uuesti lihtsalt starti minna ja neid punktikatse punkte püüda. Ja lisaks tegelikult võib-olla kõik oli ka olemas ka, aga võib-olla lihtsalt ei olnud tuju. Arvestades milliselt positsioonilt, milliselt mis võimekus oli Otil tänasel hommikutundidel,
tegelikult ta ikkagi vähendas ju poole võrra Newvilliga vahet, ta võitis nagu suure edumaga katseid, see SS10 oli äkki 11, mis ta võitis ikkagi 6 sekundiga teiste ees, Terry ees oli ikkagi nagu märkimisväärne ja ta tuli ikkagi nii palju lähemale, edestades kõiki teisi konkurente ka ja Terry Ott kahekesti ikkagi läksid nagu täiesti teises tempos täna, aga noh, ütleme, et sellises olukorras, kus sa võitled tegelikult mitte ainult ralli võidu peale, vaid nagu maailmameistri tiitli peale, no mul ei oleks ka tuju, isegi kui Levi oleks. Jah, võib-olla Levi oli, aga lülitas välja lihtsalt telefoni. Aga noh, see selleks, no tõesti selles suhtes on ka väga kahju, et tõesti Neville'i ja Tänaku vahel oli justkui küpsemas selline väga-väga terav sekundist duell ja tegelikult me nägime ju hommikul ka, kuidas siin paljud igast ülekandes ja kommentaatorid ja Thierry Neuville ise ütles, kuidas, et jaa, need katsed ikka sobivad Toyotale väga hästi, et ei saa Otile seetõttu vastu ja millel Tänak tegelikult ju siin lõuna ajal andis väga kavala sellise ninanipsu vastu, et ütles siis Neuville'ile nii-öelda vastuseks, et tundub, et mehaanikud on ainult minu autoga head tööd teinud, et teised Toyota mehed ju nii kiired ei olnud nendel, et sellel samal 11. katsel ju, kus Tänak suure vahe sisse sõitis, Neuville sõi tegelikult teise koha seal. Et Latvala oli 3. ja Miik alles 6. No Miigil olid probleemid ka seal, olgu nii, aga tõesti Neuville ju tegelikult kõiki teisi Toyota mehi edestas. Nii oli. Ja tegelikult ikkagi ralli eelne ka, mis me rääkisime Terry Neuvillist, et ja siin oli ka spekulatsioon, kas see mees on leidnud selle kuldse tee siis selle meistritiitlini ja hetkel kuidas mees on tulnud, kuidas ta on sõitnud, siis see on tõesti märkimisväärne olnud, sest tänase päeva lõpuks ju ikkagi Terry Neuville on mees, kes juhib seda Argentiina MM-i etappi 45,7 sekundiga. Seda me ei ole ka juba mõnda aega näinud ja kui me nagu vaatame, mis seal päevas tegelikult juhtus, seal juhtus ikka väga palju. Et pea minutiga juhtida sellist etappi, kus mõned WRC2 mehed panevad katuseid sirge peal pidurdades. See on ikkagi huvitav vaadata ja lisaks ka see katus, mis oli Esa-Pekka Lappil, kellel on võimalus seda vaadata, siis see on tõesti üks väga ebamugav katus. Oma poolt seda hinnates, siis need G-jõud olid väga valesti ja tegelikult kaardilugeja viidi kui pärast helikopteriga haiglasse üle või nii-öelda kontrolli, sest need G-jõud, mis seal nii-öelda avaldusid sõitjatele, olid väga ebamugavad, seda põrkas katuse peal. Sükest katust ma ei ole ammu näinud, see oli ikka väga valus. Aga oli mehi, kes oli õnnesärgis sündinud, temale siis vastuolus oli Sebastian Ogier. Jällegi me kuulsime sellest ja nüüd tänaseks on videod nagu üleval internetis, kus mees oleks pidanud üle katuse rullima, aga kuidagi jumala hoidis teda tagasi. See, me oleme ammu ja mitu rallit jälle sellest rääkinud, et kuidas seda venda hoitakse, aga mingi jumal teda hoiab ja seda on hea vaadata. Just ja avariide sektsiooni jätkates siis täna ju, mida sa juba siin puudutasid, Marko Pulas ja Wilkinson WRC2-s, tõesti, Marko Märtinlikult samamoodi Argentiinas ju käis, mitte üle katuse, vaid üle kapoti põhimõtteliselt, et selline väga kummaline avarii see oli. Ja Elvin Evansi rock'n'rolli tuleb ka mainida, et inglise keeles need pannid hakkasid siin juba kulutulena levima, et kõigepealt sõitis vastu kivi, vastu rocki ja siis veel rullis üle katuse, et tõesti rock'n'roll. No see oli tõesti jälle üks Marko Märtini playbookist võetud üritus, kus ta tuleb pikalt 100 meetrit külg ees, aga Elvinil ei tundnud lihtsalt välja, et ta leidis ainukese kivi selles kurvis, Argentiinas üles ja see kivi oli ikkagi meeletult suur ka, kuhu ta siis ninaga sisse pani ja sealt ongi siis ka see väljend tund, et ta pikalt slaidis, sai ninaga kivi pihta ja siis ta sai rock ja siis ta pani mäest alla roll. Ja, et seal kõik rääksid ka sellest muidugi, et leidis ainsa kivi üles, aga kui see külg ees lähed, ma ei tea, 100 meetrit järjest niimoodi, siis seal sirge peal võib üks kivi olla, aga kui sa ainult niimoodi sõidad, siis sa lõpuks selle üles ka leiad, aga tõesti Evans ja Lappi mõlemad siis, kus juures homme starti ei tule, nii et nende võrra siis punktikatsel lisapunktide jaht on nii-öelda lihtsam või vaesem. Läbi. Jah.
mis on huvitav muidugi, Evansi kohta ma seda uskunud ei oleks, see avarii ei tundunud nagu nii suur olevat, võib-olla ta sai siis väga õnnetult kuskile mingi paugu. Lappi kohta seda oli kohe näha, et tema start enam ei tule ja tegelikult liikus ka päris palju meedias, et ringi just sellised nagu teravaid väljaütlemisi, millest mul on natukene nagu kahju, aga et kõigega inimesed ütlesid nagu, et Lappi võtta ennast kokku, mis sa teed, tegelikult nagu see hooaja algus ei ole tema jaoks üldse lihtne olnud versus siis Sebastian Ogier, et mõlemad tegelikult vahetasid meeskonda ja liikusid Citrooni peale. Ogieril on ikkagi, tal on probleeme ja muresi olnud, aga Lappi ei ole üldse nii hästi toime nendega tundnud, kui on Sebastian Ogier. Kahjuks. Jah, soomlaste jaoks üldiselt see hooaeg tegelikult ei ole üldse hästi alanud. Jari-Mati Latvalast me oleme palju rääkinud, tema isegi enda selle hooaja kohta isegi suhteliselt hästi hoiab siin 6. kohta, on suurematest probleemidest siin hoidunud, aga täna oli isegi natuke kiirust ka, aga Teemu Suninen ka täiesti ikkagi justkui oleks mingisuguse nõrgema masinaklassi sõita sel rallil täna. Teemus tõesti, tema arvestades, et ta viimasel katsel ikkagi kaotus üle sekundi kilomeetrile. Et nagu sa ütled, et siis ta on tõesti nagu kuskil oleks nagu vaheklass tekkinud, et tema puhul ei oleks seda oodanud pärast seda, mida on teinud tegelikult see aasta Rootsis ja Korsikal, siis see ralli me kõik ootasime natuke temast rohkem, et kuna ta on ka juba Argentiinas sõitnud, aga tundub lihtsalt, et need, kes on kauem selle rooli taga istunud ja selle rooli keeranud, et nendel on kuidagi seal mugavam nendes ilmastikoludes ja tegelikult paljud sõitjad on ka öelnud, et nad tunnevad ennast kui kaasreisijad seal autos, et kui katse lõpus küsitakse, et kuidas siis katse läksid, siis öeldakse, et küsi auto käest, et mina ei tea, mina ei juhtinud. Jah, Suninen muidugi täna pidi ka esimene mees rajal olema, et eks sealt ka natukene ebamugavam see situatsioon oli, aga tegelikult üks väga huvitav küsimus on meil praegu sel hetkel, praegu on kell 22.40 Eesti aja järgi, kui me seda saadet lindistame, on veel vastamata ja puudutab see siis Sebastian Ogier olukorda või sellest on siis ajendi saanud sellel samal 11. katsel siis oli selline olukord, kus ühes kurvis oli siis nii-öelda 2 sõidujoont, üks läks ühelt poolt sellist väravaposti, teine läks nii-öelda sisekurvist või siis nagu lõikas seda teed. Ogier seal ei suutnud ära otsustada, kummalt poolt ta peaks minema. Legendis oli kirjas, et vasakult, aga sõidujoonet näitasid, et mingid autod on sealt paremalt läinud, eks nagu lõiganud. Tema lõpuks üritas ikkagi vasakule oma autot vinnata, aga sõitis siis vastu ühte seda väravaposti. Lõhkus endal rooli võimu, kaotas selle tõttu päris palju aega. Langes nii-öelda esikoha võitlusest kaugele, aga pärast on siis nii Citrooni meeskond kui Ogier ise tulnud välja siis üleskutsega ralli korraldajatele, et vaadake üle teiste sõitjate pardakaamerad, sellepärast et seal roadmapis või siis rajaraamatus või kuidas see eestikeelne väljend olekski, selles oli kirjas, et peab sellest väravapostist minema vasakult poolt mööda. Raja legendi koostamise ajal oli see värav seal kinni, sealt ei saanudki sõita ja kui nüüd mingisugused autod on sealt nii-öelda seda kurvi lõiganud, siis peaks järgnema karistus. Üldjuhul küll, et tegelikult on isegi nii tugevalt öeldud, et raja mitte läbimine tähendab disklahvi, aga ajaloos on näidanud, et sealt antakse lihtsalt ajaline trahv nendele inimestele, kes ei ole seda teinud nii, nagu roadbook ütleb, siis või nii-öelda legendiraamat, mis sõitjatele kätte antakse rajaga tutvumiseks. Mis sellest olukorrast saab, me ei tea, eks see tänane õhtuöö, meie mõistes õhtuöö annab meile hommikuks uue informatsiooni, nemad peavad seda seal koha peal lahendama, aga Ogier on ise on ju kindlalt ka nagu tegelikult öelnud, et ta arvab, et hommikuks on seis on natukene teine. Kes läbis seda väravat paremalt või vasakult, ei tea me ennem, kui need videod üles interneti tulevad, me saame ise seda hinnata ja kontrollida, aga ma arvan, et homseks me saame mingi uue informatsiooni, aga see ei ole ka see viis, kuidas tahaks näha tegelikult ju kellegi võitu või kellegi kaotust. See ei ole nagu, seal 3, 4, 5 sekundit on nagu, ta ei ole suur vahe versus see, et sa kaotad tegelikult ralli sellepärast, et kumb siis tegelikult autos nagu veaga oli, kas kaardilugeja ei saanud aru, kummalt poolt peaks minema või sõitja lihtsalt läkski ja seal kaardilugejal ei olnudki nagu võimalust vaadata üles
või kontrollida legendi raamatus, kumba pidi see peaks olema või see on hoopis korraldatav viga, miks see aed seal üldse lahti oli. Just, küsimusi on kindlasti palju, aga no ütleme nii, et korraldajad otsustavad sellest karistuse määrata, kui suur see karistus olla võib ajaline. Aga sa endale ka määraksid karistust? No ma ütlen, ma ei oska nagu öelda, sellepärast, et nagu sa just ütlesid, siis küsimusi on tegelikult ju palju, et miks see värav üldse lahti oli, mida kaardilugeja ütles, kas kaardilugeja näiteks ütles, et väravapost jääb sisekurvi või midagi sellist, et kuidas see kõik olukord oli, et seal on tegelikult suhteliselt selline huvitav situatsioon jällegi, kus mulle tundub, et paratamatult ükskõik, mis otsus on, keegi nii-öelda jääb seal ikkagi seda nagu kiruma. Kindlasti. Aga kui Ogier läbis selle poole õigesti ja üle tema ees olevad 3 sõidjad, Newvil esimene, Mikkelsen teine, Miik kolmas, siis kui nemad läbisid seda valesti, siis ju tegelikult homne päev võib tulla meil täitsa põnev, puhtalt sellepärast, et äkki siis nad tasakaalustatakse täpselt ühte segmenti ja hakkavadki võitlema viimasel päeval siis ralli võidu üle. Jah, no siin Twitteris on välja toodud ka, et 4-5 aastat tagasi Chris Meagil oli sarnane olukord ühel rallil, mingisugust kurvi ta lõikas seal 4 rattaga oli nii-öelda sellest trajektoorist või sõidutee pealt oli väljas ja talle anti siis 61 sekundiline karistus, et ma ei tea, kas päris nii hulluks see asi siin läheb, aga ütleme teoreetiliselt, kui Neville'il anda 61 sekundiline karistus, oleks tema ja Ogier vahe enne viimast päeva 5 sekundit ainult, nii et seal on veel ootamatult võib see võiduheitlus põnevaks veel minna. Aga seda me veel lihtsalt peame ootama ja vaatama, mis seal saama hakkab. Vaatame natuke BetSafe'i koefitsiente ka, mis siin võiks siis saada. Teeme kiire refreshi siin BetSafe'is ja saame siis teada, et ralli favoriit või võidu favoriit on endiselt mõistagi ja seda kindlalt juhtiv Thierry Neuville, kelle siis võidu koefitsiendiks on 1,05, see on natuke võib-olla liiga väike selline koefitsient, et selle peale nüüd panustama hakata, arvestades just seda, mis me rääkisime. Aga Sébastien Ogier 40 on tema koefitsient ja kui seal tõesti mingisuguseks karistuste määramiseks läheb, siis tasub vist kiiresti see koef ära kasutada. Ja hetkel ikkagi ma igaks juhuks ma panen uuesti refreshi siia leheküljele. Sébastien Ogieri 40 on väga hea koef, aga mida ma veel endiselt näen on top 2 on koef on 1000. Keegi teine siis? Keegi teine on 1000, top 2 ja selles nimekirjas ei ole ära mainitud tegelikult meest, kes juhib praegu rallit, on Thierry Neuville. Jah, ja siin ei ole ka nimetatud Andres Mikkelseni, nii et tõesti kes on teisel kohal. Mingisugune kala siin ilmselt BetSafe'is sees on, millegipärast ma eeldan, et see asi parandatakse siin varsti ära ka, aga kes siin jõuab seda kuulata, siis võib-olla tasub õnne proovida avantüristlikult selle 1000-ga, et seal vist väga palju panustada ei saa, aga no isegi euro kuluks sinna ära. Nojah, vaatame, kas nii paljugi panustada saab, aga see selleks, kui siin need välja jätta, siis Ogier top 2 on koefitsient 1,45 ja Ogier top 3 on 2,95, mis on 2 sellist väga vastuolulist koefitsienti muidugi, et top 3 koefitsient on natuke suurem kui top 2 koefitsient. No täna oli ilus päev, päike paistis, ilm oli soe, tuul oli ka kirdest vist äkki. Kuidagi nagu hea päev oli, et võib-olla meil kõigil on selline teistmoodi päev, et tasub kindlasti BetSafe'i minna uudistama ja vaatama, sellepärast et nagu väikeste panustega võib tegelikult võita ikkagi väga palju tänasel päeval ja arvestades ikkagi tegelikult ettevõtte nii-öelda väärtuse ja asju, et siis üldjuhul ei tohiks ju tegelikult hakata muutma või öelda, et sorry, et see läks midagi valesti, et internet on ju lai maailm. Mina ei tea, kuidas need täpselt need reeglid on panustamisettevõtted, seks neid on erinevaid, aga vaatame nüüd natuke võib-olla neid koefitsiente, kus siin mingisugust sellist tagatausta ilmselget möödapanekut ei ole. Võtame siis võib-olla ette huvitava võitluspaari, mis praeguse seisuga vähemalt homseel on väga tihe. Sébastien Ogier versus Chris Meek. Chris Meek on siis viimase päeva jälle ainult 2,8 sekundiga Ogier'st eespool. Kumb jääb ettepoole lõpuks, kui siin mingit lisakaristusi ei määrata?
tead, raske isegi öelda, ma ikkagi arvan, et Ogier jääb ettepoole, sest Ogieril ta on lihtsalt tugevam. Tegelikult on ta mindsetit, ta on mitmekorra maailmameister ja siis sellises koefitsiendi puhul ma arvan, et Ogier jääb ettepoole, aga temast järgmine võistluspaar on tegelikult Jari-Matti ja Tanis Ordo vahel, et Jari-Matti võtaks Tanis Ordolt siis ära 12 sekundit, 16,3 sekundit. See ei ole ju meeletult suur vahe, mille peale viimasele päevale vastu minna ja see koef on juba 4,1. Just, ja Ogier versus Chris Meek siis koefid 1,68 ja 2,08 omavahelises võrdluses, nii et ja homme on veel 53 kilomeetrit sõita. Just, et päris lühike päev ei ole, kuigi ainult 3 katset kirjas on, või 3 katset siis kavas on, aga 3 väga legendaarset katset seal juures. Väga legendaarsed. El Condor jätab kõik rattad maha ja tegelikult on ka Terry Neuville mees, kes koos Andres Mikkelseniga 1-2 siis praegusel rallil, kes on mõlemad katkestanud selle katse ühe sama kivi otsa ka. Ja Terry Neuville ütles selle peale, et see oli üks, nagu ta ise ütles, et tal oli õnn seal katkestada ja see õnn, sellele õnnele järgnes kurbus, sellepärast, et ta pidi ta ei saanud selle katse pealt ära 9 tundi. 9 tundi ta pidi ootama, et saada lõpuks nagu tagasi servisesse hotelli pesema ja nii-enda ennast nagu puhtaks kasida sellest tolmust ja kõigist asjadest, sest see pealtvaatajate maht oli lihtsalt meeletu. Et homme ikkagi WRC Plussist ma arvan, et me näeme ikkagi väga palju inimesi just El Condoril, kes on seal grillimas ja nautimas. Jah, 10 000 inimesi on räägitud, võib-olla isegi 6-kohaline arv on neid pealtvaatajaid seal, aga loeme selle BetSafe'i uue kliendi pakkumise ka, et ehk tuleb kellegile veel meelde ja on võimalus ära kasutada, ehk siis kui teed BetSafe'is endale konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest, vähemalt koefiga 1,5, siis annab BetSafe omalt poolt sellele 25 eurose tasuta panuse lisaks, ehk siis 4 kuud järjest on võimalik sellist asja isegi kasutada, nii et kokku 100 eurot võimalik tasuta panustamisraha saada, nii et BetSafe'ist tasub neid ralli koefitsiente vaadata, need on väga, väga intrigeerivad alati, aga läheme edasi meie küsimuste rubriigi juurde, küsimusi on tulnud siin tänase päeva jooksul isegi päris mitu ja võib-olla alustame Kalle küsimusest. Kalle ise ka kunagi kaardilugejana rallit sõitnud ja esitab siis sellise küsimuse. Me kõik teame, et alati pärast reket, kui piloot läheb juba linade vahele, algab siis kaardilugejal tõsine töö, raja mustandi puhtakandiks kirjutamine. Miks ei kasutata raja kirjutamisel laptopi? Ise sõitsime 2007-2009 e-rühma ja panime raja laptopiga kirja, kasutades tavalist Wordi programmi. Ime lihtne, kerge kirjutada ja kerge parandada. Fondid ja detailid saab täpselt paika settida ja pärast pole muud kui välja printida, kiirköitja vahele, punasega ohtlikud kohad alla joonida ja valmis. Hea küsimus, Kalle. Mõned seda ka natukene proovivad praktiseerida, kuigi kaardilugid ise ütlevad, et käsitsi kirjutada, siis sa ise tead, mis sa kirjutasid. Arvutis võib alati nagu teistmoodi võib rohkem vigu tekkida. Ja lisaks on see, et kui ma enda teadmiste põhjal seda asja võtan, kui palju on minul siis, kui mina võistlesin autos läinud kaameraid puruks, arvestades seda vibratsiooni ja tolmu ja kõiki muid asju, siis tehnoloogiat sellisel puhul nagu tehnoloogia peale toetudes ei tekita seda väga turvalist tunnet, sellepärast ikkagi kasutatakse paberit ja pliiatsit ja just harilikku, et sa saaksid natukene nagu parandada, et su legend näeks ka viisakam välja, et sa saad kustutada asju. Tänapäeval juba Matu ja minu meelest kasutab ka nagu pastakat, mis siis, mida kuumutades siis kustub see nii-öelda ink ära seal. Aga põhjus on... Mingit sellist ohtu ei ole, et paned kuskile kogemata kuskile radika peale pärast ei ole legendi. See oligi Otil, kusjuures just nagu käest võtta. Ott ja Raigo, kui nad sõitsid Mehhikos, kui nad ära uppusid peaaegu, aga õnneks jäid mõlemad ellu, siis Raigo kuivatas legendi pärast toas fööniga ja üks hetk avastas, et see oli Portugalis, kui põles Padoni auto. Nad ise katkestasid samas kohas ja üks hetk avastas Raigo, et tal on pool legendi oleks nagu kadunud, et mis juhtus. Aga kuumus oli nii tugev, et ta legendi raamatus kustutas kurvid ära. Aga pliiatsid sa nägid, kus on nagu surutud ja värki. Aga tagasi tulles siis Kalle küsimuse juurde, siis tehnikat usaldada mingites punktides on keerulisem või kuidagi ka inimesele raskem vastu võtta. Me ei taha ju tegelikult ka näha
iseseisvat robotit, kes meie eest otsuseid teeks, sellepärast et me tahaks ise neid otsuseid vastu võtta. Ja ralli mõistes on siis see, et sa kunagi ei tea, mis juhtub ja tegelikult arvestades, kui palju elektroonikat ja täna ka Ott Tänaku mõttes siis, et generaator, mis tegelikult käib ainult ringi ja laeb akut, ütles alt ära, miks sa usaldaksid laptopi, kui see aku saab tühjaks või väriseb liiga palju seal autos ja midagi nagu juhtub ja mis teed siis? Sul on kõik. Ühesõnaga töökindlus on siis kokkuvõttes see asi, et võib-olla siin Eesti rallidel ongi lihtsam ilmselt, et kui on Eestis ma saan aru. Lühemad katsed ja vähem katseid, et siis tõesti, aga noh, see selleks, läheme edasi. Martin küsib siis sellise küsimuse Karli käest, et mitmenda koha saaks Ott Tänak Saaremaa rallil üldarvestuses, kui ta peaks sõiduks kasutama oma venna Janari Vazzi? Ma arvan, et päris kõrge koha. Ma arvan, et siuke top 10, 15. Ma isegi julgeks öelda top 10 selle Vassiga. Sest jäi, ma arvan, top 10. No ainult 1-5, kuidas teada saada, nagu öeldakse. Ott, Vass. Vass mahtu. Siis veel küsitakse selliseid asju. Mati uurib, et millised on maksimum miinimumkaalud, millega WRC masinad startima peavad ja millega lõpetama peavad, et mis selle kaalu hulka kuulub või mitte? 1200 ja see oleneb, kuidas on auto homologeeritud. Tänapäeval peaksid olema kõik homologeeritud vähemalt ühe tagavara rattaga. Kunagi oli lugu, et Citroen homologeeris oma autosi ilma tagavara rattata. Et kuidagi ma ei saanud sellest loogikast küll nagu aru, aga see oli selleks poindiks, et näiteks linnakatsele minnes ei pidanud midagi kaasa endale lisaks võtma. Aga üldjuhul on üks tagavararatas on ka seal sees, ehk siis tagapagassis 1200 on see miinimumkaal, R5-le on siis 1230 ja selles autos sees siis kuna see 1200 on miinimum, siis sellega saab mängida, et üks üldjuhul tegelikult autot kaaluvad vähem ja sõitjate varustus, siis see nii-öelda varuosad ja kõik asjad, need lisatakse sinna autosse, et selle kaalu nagu tõsta. Lisaks on auto all siis ballastid, millega sa saad kas asfaltirallil, kas sa saad ballasti tõsta ette või tahapoole, oleneb ralli kiirusest ja arvesse ei lähe sellel juhul sõitja, kombe ja kiiver. Et kõik, mis on sõitja... Ja kaardilugeja ka meelde. Ja sõitjad. Sõitjad, kombed, kiivrid, et kui on modelli kaalumine, näiteks imeilusa Toyota Yarise modelli kaalumine, et siis sõitjad peavad autost välja astuma koos kiivritega ja siis auto kaalutakse ilma nendeta ära. Vot nii, ja küsitakse siis selline küsimus ka veel, et Toyota autode kere peal on mingisugused sellised suhteliselt eredad punased nooled, et nii ees kui taga on neid tähele pandud, et mida need tähendada võivad. Näitavad just kui mingisuguste kohtade peale kere peal. Ma ei tea, kui teravalt ma seda öelda saaksin, aga need on need kohad, kus seda autot saab välja tõmmata. Et ühesõnaga sinna saab mingisuguse konksu taha panna. Ja seal auto all või siis nii-öelda stangede all on tegelikult sellised nöörid autode kere küljes siis, et kuhu kinnitatakse siis nöör, et saaks selle auto välja tõmmata. Need on siis nii-öelda inglise keeles siis towing places. Need on välja tõmbamise kohad. Ja küsitakse veel Lappi avariiga seonduvalt, et selline huvitav küsimus, et kas WRC autode esiklaas on ikka liimitud või on tihendiga, et ma ei tea, mida seal täpselt silmas on peetud, aga Margo siis ütleb, et ta arvas, et on liimitud, aga see, kuidas esiklaas peaaegu rahva sisse lendas Lappi avarii järel, tekitas siis sellise küsimuse. Nagu me siin saates ka rääkisime ja nagu ma ise tõstatasin, siis tegelikult see oli väga ebamugav avarii, mida Lappi ja Janne täna läbi elasid. Ja sellega seonduvalt, kuna ta põrkas katuse peal mitu korda, siis ta lihtsalt see põrkamine viskas selle esiklaasi eest ära. Esiklaasid on liimitud, samamoodi nagu Car-klassis või Eestis vahetad esiklaasi. Siis need on kõik täpselt sama tehnoloogiale, esiklaasi vahetatakse, kuna ta on eraldi asi ja kuna ta on turvalisuse asi, siis neid sa võid vahetada parkfermides, et sa ei pea seda tegema servisi ajal, aga sellegi poolest need ikkagi liimitakse, seal on täpselt samasugune tehnoloogia ja see esiklaas ikkagi püsib seal ees liimiga. Ja kas seal on tihend ka vahel, osadel autodel võib-olla tõesti
seda ma nüüd ei oska 100% öelda. Ja viimane küsimus või mitte viimane küsimus, või viimane teema kiirelt võtame ette ka selle, mis homme võiks saada siis Ott Tänakuga. Praegu ta on, vaatan üldarvestus 9. kohal, Mats Ösbergist 2 minutit taga. Ösberg siis teadupoolest R5 autoga. Homme, nagu sa ütlesid, natukene üle 50 võistluskilomeetri on alles. Kas see vahe on võimalik tagasi sõita? Ei. Pigem ei ole? Pigem ei ole. No nibin-nabin ühte otsa, aga ma arvan, et see on keeruline. Samas võib-olla Mats laseb natukene hoogu maha ja annab Otile rohkem punkte, võib-olla see on nagu läbirääkimiste küsimus hoopis. Aga nagu niisama 3 minutit võtta, 2 minutit võtta 50 kilomeetriga, siis see on, no ütleme, et on reaalne ka tegelikult. Kõik on võimalik. No küsimus mul endal just tekkiski praegu, et kas Ott siis peaks homme minema sellise Chris Meegi viimaste rallide taktikaga, et ta esimesed katsed sõidab väga-väga rahulikult läbi ja siis punkti katsel annab niimoodi, kuidas torust tuleb, või siis peaks ikkagi kõik katsed suruma? Ta Chris Meegi taktikaga ei lähe, seda ma isegi julgen öelda, et ta selle taktika peale ei lähe. Vot siis nii. Nii et, kui teil on veel küsimusi, mida me peaksime siin vastama, siis saatke need aadressil 6skaik@delfi.ee ja samale aadressile saab siis saata küsimusi ka Ott Tänakule. Ott Tänak vastab nendele küsimustele Betsafe'i abiga ja parimale küsimusele, mis Ott Tänakule on siis saadetud, on siis ka välja pandud auhind Ott Tänaku autogrammiga plakat ja T-särk, nii et tasub neid küsimusi saata, mõned on meile juba ka tulnud. Meie siit täname ja oleme eetris juba siis homme õhtul, kui Argentiina ralliga on asjad ühel pool. Täpselt nii. Tänud jällegi kuulamast ja homseni.